Nii, aga kell on Eestis 16.02. See on päris tore teada, mis kell mujal maailmas on, et see on siin kas pluss- või miinustunde. Me oleme Eestis suveajas, me oleme kevades, mis hakkab aina rohelisemaks muutuma. Talv on alles üleeile jäänud ukse taha, nii et ma loodan, et kunagi kohtume Eestis siin kas suvel või mõnel teisel aastaajal. Aga alustame siis tänast virtuaalinfopäeva. Niisiis, head üleilma eesti keele õpetajad, partnerid, kolleegid, tere tulemast Eesti Instituudi esimesele virtuaalsele infopäevale, mille nimi on Haridusprojektid 2021. Rõõm näha, et te olete leidnud aega meie üritusele osaleda. Mina olen Katrin Maiste, olen Eesti Instituudi tegevjuht ja mul on hea meel tutvustada oma kolleege Heidi Eskor-Kivilood, kes on Eesti Instituudi välisõppe koordineerija ja Liina Sala, kes aitab meid täna tehnilistes küsimustes. Ja meid, korraldajaid, suudate hästi eristada meie valge tausta järgi, meie logo järgi, Eesti Instituudi logo järgi. Ja kui mina olen oma sissejuhatuse lõpetanud, teeb Liina väikese juhendi, et kuidas siin tehniliste teemadega hakkama saada. Kui Liina on tehnilised juhendid andnud, siis räägib Heidi pisut pikemalt haridusprojektide toetusest ja päeva teine plokk on tunniajaline õpituba, mille sisustab Gamekeskus. Nii nagu ma mainisin, virtuaalse infopäeva korraldab Eesti Instituut esimest korda, kuid me loodame, et see saab regulaarseks, et me korraldame taolise infopäeva enne igat haridusprojektide taotlusvooru. Aga kui te mõtlete, et mis aeg praegu on, siis käimas on vaikne nädal, aga meil on tänagi tihe tööpäev ees ja me räägime kõigile olulistel teemadel. Me räägime rahast ja me räägime mängimisest. Ei, me ei mängi siin rahaga, vaid tegelikult me tahame teiega raha jagada. Ja raha jagada ikka selleks, et üle maailma eesti keele õpetamist hoogustada. Ja ma rõhutan siin juures ka seda, et selle raha on eraldanud meile Eesti riik, Haridus- ja Teadusministeerium. Ja sellest saate ju isegi aru, et Eestile, Eesti inimestele, kes siin elavad ja töötavad, on oluline, et ka välismaal oskavad sealsed eestlased eesti keelt. Me tahame ju ka seda, et eesti keele kõnelejaid, oskajaid oleks aina rohkem. Et ka välismaal sündinud või sinna reisinud eestlastel oleks võimalik õppida ja hoida eesti keelt. Eesti Instituut on haridusprojektidega toetanud Välis-Eesti Seltse juba üle 12 aasta. Meie võrgustikus on üle 670 seltsi ja nende taga on loomulikult tuhandeid õpetajaid ja veelgi enam õpilasi. See kõik on olnud osa rahvuskaaslaste programmist. Praegu me räägime sellest aastast üleilmse eestluse arengukavast. Üleilmne eestlus kõlab väga kenasti. Ja kuna on riigis toimunud väga palju programmide uuendamisi, siis leidsime ka meie, et vaatame üle haridusprojektide eeskirjad. Et kuidas teha tingimused võib-olla ka arusaadavamaks, täpsemaks, et ei tuleks väga palju probleeme ei taotlemisega ega aruandlusega. Ikka kõik selle nimel, et kõik oleks paremini arusaadav, et toetus jõuaks kergemini teieni, et aruannet oleks lihtsam täita. Aga teine päevaplokk, mäng. Miks me räägime täna mängust? Esiteks, me tahame teid nakatada, seekord küll ohutu mängupisikuga. Teine põhjus, miks pärast me täna räägime mängust, on see, et sellel aastal oktoobri esimesel täisnädalal korraldame taas üleilmse eesti keele nädala, mille teemaks on sel korral mäng. Ja ma loodan, et te saate nii täna kui ka võib-olla edaspidi vihjeid ja nõuandeid, kuidas keelt ja mängu siduda. Ja kolmandaks, mis on tegelikult kõige tähtsam, on see, et teie saaksite ise oma tundide läbiviimiseks nippe,
kuidas seda muuta mängulisemaks, põnevaks, see tähendab, et me üksnes ei mängi siin teises plokis, vaid te tõepoolest saate metoodikat, mismoodi oma tundi sisustada, kuidas seda mängu sinna oma tundi tuua. Ja ma lõpetan oma sissejuhatuse, enne kui ma annan Liinale sõna, kes siis teeb seda tehnilist sissejuhatust, luuletusega ja luuletusega, mille saatis Kaja Salumäe Norrast emakeelepäeva luulekonkursile. Digimängust välja. Tõelist mängu üksnes õues. Mängida saab väike laps. Kurb, et väga palju lapsi istub oma läpakas. Digimäng ei toida vaimu. Digimäng teeb tigedaks. Reaalsest elust pole aimu. Fantaasia kustub sootumaks. Ainult näpud käivad kärmelt klahvinuppe valides. Silmad vaesed kipitavad ekraani elu jälgides. Kogunevad lisakilod. Elu võõramaks jääb laps. Aina uued digilelud ostab juurde mamps ja paps. Üheskoos nüüd minge õue kogu oma perega, palju vahvaid pallimänge vahelduseks mängima. Keksukastinuru emalt. Tema teab, kus asi käis. Uka-ukad palu isalt, mängulusti õu sai täis. Teeme nii, et õue läheme mängima pärast meie tänast üritust ja nädalavahetusel, aga ma tänan teid tähelepanu eest ja annan sõna Liinale. Tere ka minu poolt. Mina olen Liina ja mõned minutid räägin siis just tänase sündmuse tehnilisest poolest. Vaatan, et mõned on juba väga tublisti märkinud ka lisaks nimele oma organisatsiooni, et palun võtke eeskuju ka teised, et seda saab väga lihtsasti teha, kui leiate ekraanilt üles oma pildikese ja siis ülevalt paremalt nurgast on 3 täppi, millele klikates tuleb selline valik nagu rename. Et siis teame meie ka, et kellega täpselt tegu on ja mis organisatsiooni te täna esindate. Pärast minu sõnavõttu annan sõna siis Heidile, kes teeb väikese esitluse ja selle ajal palun hoidke oma kaamera ja mikrofon väljas, et siis on kindel, et tehnika meid täna alt ei vea. Kindlasti leidke üles ka chat. Igaks juhuks ka selgitan, et chati nurk on siis ka leitav siit alt menüü ribalt, selline jutumulli ikoon ja seal juures on chat ja seda klikates siis tuleb paremale poole selline vahva aken, kus siis saate küsimusi küsida, kui ka samamoodi märku anda, kui teil on tehniliselt mingit abi vaja. Igaks juhuks kirjutan siia kohe ka oma väike proov ka, et kas te kõik näete, et siia ilmus minu meiliaadress, et kui Zoom peaks mingil hetkel hakkama teid välja viskama või tekib mõni probleem, et siis julgelt kirjutage sinna mulle, et siis ma saan teid aidata. Kogu üritust ka salvestame, ehk siis ärge muretsege, kui mõni tähtsam asi kahe kõrva vahelt jookseb läbi või pane kohe tähele, et ei pea siin väga pingsalt märkmeid kirjutama, et teil on võimalik ka seda järele vaadata kogu seda asja ja siis rahulikult enda jaoks olulisem ära korrata. Et kuu aega on see salvestus järel vaadatav, nii see praegune seminar kui ka hiljem töötuba. Ja kuu aega on siis võimalik teil seda vaadata. Kõikidele registreerunutele saadame lingi. Pärast esitlust toimub siis küsimuste-vastuste voor. Selleks, et küsimusele leiaksime vastuse, siis kõige lihtsam variant ongi see chati juba kirja panna kohe, kui küsimus tekib. Kui soovite pärast esitlust sõna võtta ja ise esitada oma küsimus, siis palun samamoodi andke sellest märku chati, siis teame teile selleks sõna anda. Ja üks väike pisidetail veel, et hiljem esitlust ja kui ma ka kõik küsimused on saanud rõõmsasti vastuse, siis toimub töötuba ja ka töötoaks me vahetame keskkonda, et Zoomi jätame maha ja liigume teise keskkonda, et selle lingi saatis Heidi teile juba ka meilile, aga see kindlasti ilmub ka siia samma chati, et siis pöörake sellele ka tähelepanu, et ei jääks siia. Kui praegu küsimusi ei ole kellelgi, siis võimegi annan sõna Heidile. Tere!
täpsustan vahele hetkeks, et nähtavasti on liitujaid nüüd rohkem, sellepärast et mingi seletamatul põhjusel osal liituda soovijast küsiti passwordi. Ma saatsin uue meili kõigile, nii et võimalik, et nad lisanduvad hetke pärast. Oma esitluse haridusprojektidest ma esitasin üles niimoodi, justkui te keegi ei oleks senini haridusprojekti esitanud, tuues siis tähelepanu nendele seikadele, mis on eelnevates projektivoorudes või aruandluse puhul silma jäänud, et nendega meil võib olla raskusi. Ja teine põhjus, miks me täna siin oleme just taotlusvoorust rääkimas, on see, et me muutsime natukene haridusprojektide taotlemise eeskirja. Ütleks, et teie jaoks muutus aruandlus tuntavalt lihtsamaks, võib-olla meie jaoks ka. Aga hakkame siis otsast minema. Liina, kas sa oleksid nii hea ja paneksid esitluse? Ehk et siis haridusprojektid. Ja alustaksin siis sellest, et nagu juba Katringi ütles, meie taotlusi rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, kes selleks siis Eesti Instituudile on andnud teatud osa meie tegevuse eelarvest, et saaksime teie tegevust omakorda toetada väljaspool Eesti piire, et te saaksite lastele ja noortele eesti keele ja kultuurialaseid projekte või siis õppetööd läbi viia. Vabandust, Heidi, ma korra segan, sul mikrofon natukene ragiseb. Kas sa saad natukene midagi sättida? Ma ei tea, kas teistel on ka see probleem äkki? Ma tõstsin lähemale, kuidas nüüd on? Ikka mingi ragin on taustal. Mul on siin küll täis vaikus. Mitte kedagi ei ole ega keegi ei liigu. Olgu, proovime siis kuidagi hakkama saada. Jah, nüüd läks paremaks. Nüüd lõppes see ragin. Vabandust. Ma ei teinud midagi, aga lähme järgmise slaidi juurde. Liina, kas sa saaks järgmise slaidi panna? Okei. Toon siis tähelepanu sellele, et taotleja saab olla juriidiline isik ehk et Eesti Instituut ei sõlmi lepinguid füüsilise isikuga. Senini on olnud selles osas kõik korrektne, lihtsalt meilt on aeg-ajalt küsitud, kas üksikisikud saavad ka toetust taotleda, aga meie vastus on kestvalt, et kas siis see MTÜ on registreeritud teie sihtriigis või Eesti riigis, et meie jaoks ei ole vahet nii kaua, kui leping sõlmitakse siis asutusega, organisatsiooniga. Lähme edasi. Nii. Teid tuleb aina juurde, mis on muidugi väga tore. Mis nii tore ei ole, on see, et rahasumma ei taha sugugi mitte suureneda, mida meil teile on jagada. Ehk siis teisisõnu on olukord selline, et me ei taha mitte kedagi rahast oma tegevuse jaoks ilma jätta, aga me peame kuidagi sõbralikult ja seltsimehelikult seda fondi, mis meil on, jaotama. Ja nüüd me räägime siin soovituslikest määradest, mitte, see ei ole midagi kategoorilist. Ehk et kui teie projekt on aastane, siis valdavalt nii ongi olnud, et see toetuse summa on circa 4000 eurot. Me ei ütle, et suuremaid projekte me ei toeta, aga pigem oleks hea, kui te arvestaksite pigem selle summaga, mis on võimalik saada, sest taotlejaid on tõesti niivõrd palju, et me peaksime selle 63 000, mis meil tavaliselt on projektide jaoks aasta peale, jagama enam-vähem 40 taotlejaga. Ehk et siit saab teha omad järeldused, kui palju me saame üht või teist organisatsiooni toetada. Ja poolaasta projekt ehk siis
pool õppeaastast peaks siis olema enam-vähem pool sellest 4000-st, kui me räägime nüüd aastasest ja poolaasta projektist. Ma ei ole siia välja toonud üksikprojekte, ehk et ilmselgelt on ka need taotluste voorus edasi kehtivad. Lihtsalt seal ei ole ei alampiiri ega ülempiiri, aga jällegi need on olnud enam-vähem 1000 euro piiris maksimaalselt, mida meilt on küsitud ja kui on võimalik, siis me loomulikult oleme ka sobivaid kulusid rahastanud. Jah, ja siin korra siis veel, et ja me ei välista ühtegi suuremat projekti, et see ei ole midagi ultimatiivset. Nüüd selle taotlusvooru ajakava on siis selline, et homme kuulutame me taotlusvooru ametlikult välja koos selle uuenenud eeskirjaga. Kõik dokumendid me saadame tegelikult teie meilidele, ühtlasi avalikustame loomulikult meie kodulehtedel ja ajakirjanduses ka õpetajate lehes. Siis on teil omakorda kuu aega, et taotlust täita. Sellel aastal langeb 2. mai, mis tavaliselt on tähtajaks nädalavahetusele, ehk et siis teil on aega esitada taotlust veel 3. mai tööpäeva lõpuni, mis on esmaspäev, ehk siis esimene tööpäev pärast nädalavahetust. Paari nädala jooksul pärast taotluste tähtaja sulgumist hariduskomisjon koguneb, vaatab kõik projektid läbi ja tema otsus on konsensuslik ja valmib siis kinnitatud protokoll, mis sisaldab ka ühtlasi teile eraldatud summasid ja milleks seda raha siis võib kasutada, et me need eelarveread fikseerime seal ära. Ja eeldatavasti mai lõpus Eesti Instituut avalikustab siis tulemused ja saadame välja lepingud, et need allkirjastada. Nagu te juba tavapraktikast teate, et siis kui leping jõuab meieni tagasi, saate kätte 75% sellest rahast, mis teile on eraldatud ja ülejäänud 25% pärast lõpparuannet. Ja nagu ikka, sügisese taotlusvooru tähtaeg on 1. novembril. Toetatavates tegevustes ei ole suuri muudatusi. Kestvalt on siis teie tavaline Eesti kooli õpe. Toetame õpetajate täiendkoolitust. Ühtlasi, kui te soovite kutsuda logopeede, kas endale sihtriiki või teha Zoomi nõustamist. Ja keelelaagrid. Keelelaagritega nüüd pigem komisjon paneb südamele, et toetataks neid laagreid, mis toimuvad teie endi sihtriigis, mis on siis väiksemad, ehk et nendele laagritele, mis toimuvad Eestis, tegelikult on ka päris palju teisi kohti, kus raha küsida. Me ei välista, aga pigem kui Rootsis, Soomes, Norras, kus iganes Kanadas soovitakse laagrit korraldada, siis selleks saab toetust küsida. Nüüd on siin väiksed muudatused projektiperioodides. Komisjon arutles isekeskis, et need koolid, kes tegelikult õpetavad eesti keelt aasta ringi, et nad sooviksid näha, see on soovituslik, et pigem me jagaksime aastatoetusi maikuus ja et need, kes õpetavadki aasta ringi, et nad ei teeks poolaasta projekti ja poolaasta projekti, vaid et olekski üks kooliaastat hõlmav projekt, et te saaksite kohe teada, palju teil järgmiseks õppeaastaks raha on. Oleme pannud siis aastatoetuse abikõlblikkuse 1. kuupäevaks 1. juuni, ehk et kui taotlus tuleb meile maikuus, et te järgmise õppeaasta kulutusi nähtavasti ei tee veel mais, aga et juunist on igal juhul see siis abikõlblik järgmised 12 kuud. Siis
kes avastab uue koolina või uue tulijana, et ta ikkagi juunikuus veel ei teadnud, et ta soovib õppega alustada, aga siiski augusti lõpus ehk teab või soovib jaanuaris alustada, et siis küsige novembris meie käest poolaasta toetust. Et meil on ennegi olnud taotlusi, kus on esimesed tulijad ja nad saavad siis nii õpetaja palga kui ruumirendi kulud kaetud, et ei jääks nagu uue kooli avamine selle taha, et ei ole seda esimest seemneraha. Üks palve on teile veel, et need projektid, mis lõppevad kalendriaasta lõpuga, me ei räägi siis nüüd aastaprojektidest, kui need on näiteks üksikprojektid, mis peaksid lõppema detsembris, et selleks, et mina omakorda saaksin teha aruande Haridusministeeriumile Eesti Instituudi poolt, aastaaruande, siis mul peaks jääma väike ajaline lõtk, et ma suudan selle ära teha enne jõulu. Ehk teisisõnu 15. detsember on soovituslik tähtaeg, kus ma tahaksin teie käest neid vanu aruandeid saada. Meil on ka circa 40 projekti pikendatud seoses eritingimustega. Ehk et nendega on sama lugu, et nad on pikendatud 2021 detsembrisse. Ehk et 15. detsember ma palun neid aruandeid. Muidu ma jään ise jänni oma tööga. Ja siinkohal panen siis südamele veel, et kui te näiteks praegustes eritingimustes ei saa teha oma tegevusi, mida te olete plaaninud, näiteks teil jääb ruumirendi raha üle, kuna te olete koduõppel Zoomis, et siis enne, kui te teete mingisuguseid teisi kulusid, mida teil algselt ei ole projektis ette nähtud, olge hea, helistage, kirjutage, et pigem lõpuks tuleb see kirjalik märk maha panna, et me oleme kokku leppinud meili teel, et on lubatud nii või teisiti eelarvet muuta, aga tagantjärele ei õnnestu minul enam teie neid kulusid heaks kiita, mida te olete teinud omapäi, et aruandluses siis on juba komisjonil keeruline seda heaks kiita. Ma loodan, et ma olin aru saada. Ühesõnaga 2 nädalat enne, kui te soovite mingit muudatust teha, olge hea, võtke minuga ühendust ja räägime läbi. Senini minu meelest ei ole küll ükski soov jäänud heaks kiitmata, mis on vähegi mõistlik ja täidab seda eesmärki, et lapsed saavad õpetatud. Nii taotluste menetlemise puhul ma tahan öelda seda, et on olnud juhtumeid, kus komisjon ei ole saanud taotlust isegi mitte lauale võtta seetõttu, et eelmiste perioodide aruanded on esitamata. Ehk et kui teil on aruande võlgnevus, palun likvideerige see ära enne 15. maid, et te saaksite oma järgmise projekti rahastatud. Abikõlbulikud kulud. Siinkohal ma tahaksin rõhutada seda, et teie jaoks heaks kiidetud kuluread on need, mis on teie lepingus. Ja ühtlasi seda, et jälgige palun oma projekti perioodi. Ehk et see kulu peab olema tekkinud selles perioodis, mis on lepingus kirjas. Ja ühtlasi need ülekanded nende kulude eest tasumiseks peavad olema selles perioodis, mis on lepingus kirjas. Ehk et me ei saa katta kulusid, mis on tehtud enne lepinguperioodi ja me ei saa arvesse võtta aruandes neid kulusid, mis on üle kantud pangas pärast lepingu lõppemist. Ja ma usun, et sellest aruandlusest ma räägin natukene hiljem.
jah, ega ei olegi muud imet, kui jälgige seda, mida te ise olete küsinud ja mis teil on heaks kiidetud. Et ma panin oma telefoni kõrvale, mulle tuli vahepeal üks teade. Ja ma usun, et siin on kõik vist selge. Kui teil on küsimusi, kohe saatke küsimused chatti, siis Liina pärast esitab need. Nii, räägime transpordikulust. Me oleme vastu võtnud teie Exceli tabelid, kus on kirjas näiteks niimoodi. Õpetaja Heidi sõitis tundi andma Tartust Tallinnasse. Sihtkoht Tallinn, alguspunkt Tartu. 189 kilomeetrit. Edasi-tagasi peaaegu 400 kilomeetrit. Ja siis on välja arvestatud see bensiinikulu, mis 100 kilomeetrile konkreetse auto puhul kulus. Me ei ole küsinud bensiinitšekke. See on üks variant, kuidas transpordikulu arvestada. Teine variant on, et te panetegi arvestusse reaalsed bensiinitšekid või bussi või rongi piletid. Küll aga me ei saa arvestada isikliku sõiduauto kulumist, ehk et sel juhul tulevad need summad nii suured, et valdav osa projekti toetusest kulub ühe või teise pikema sõidu hüvitamiseks. Ja ühtlasi parkimiskulud on inimese enda kanda, et need ei ole ka abikõlblikud. Ja need, kui kasutate bensiinitšekke, siis on mõistlik aeg 7 päeva enne sõidu teostumist see bensiin ära võtta. See tähendab, et võib ka hiljem, aga mitte nagu 2 nädalat varem, et siis juba on jällegi natuke problemaatiline. See oli transpordikulu osas. Nii, valuutakursid. Sellega on jälle olnud selline teema, et saan teist täiesti aru, kui te teete oma aruande ja arvestate mis iganes kursiga sellel perioodil, kui projekt on toimunud. Aga meie raamatupidaja mõistes on oluline, et see kulu on arvestatud selle kursiga, mis kuupäeval te aruande esitate. Ja see ei ole mitte juhuslik kurss, vaid see on Euroopa Keskpanga selle päeva kurss. Kui te olete valuutat vahetanud, mille kohta on dokument olemas, et siis muidugi läheb see dokument ka abikõlblikuks, kui see on teie jaoks soodsam. Aga muidu, kui te saadate tabeli, kus on kulud arvestatud ümber naeltest eurodeks, kroonidest eurodeks, siis palun arvestage aruande esitamise päeva Keskpanga kurssi. Saame edasi minna. Mitte abikõlblikud kulud. Abikõlbmatud kulud on need, mida juhul, kui me teie käest küsime kuludokumenti, te ei saa tõestada, et see kulu on tehtud. Või ta on tehtud siis valel ajal, sellest ma juba rääkisin, et ta ei ole nagu lepingus määratud abikõlblikkusperioodil. Meil ei õnnestu kestvalt toetada erinevate sündmuste toitlustamist. Esinduskulusid, rahalisi preemiaid ja stipendiume ja rahalisi auhindu. Järgmisel slaidil on veel
välja toodud, et ei saa trahve, intresse ja viiviseid, mitmesuguseid erisoodustusmakse, veebilehtede loomist ja haldamist, päevarahasid, organisatsioonide liikmemakse ja siinkohal veel toon eraldi välja õppevara soetamist ja vahendite kulud ehk et kui te meisterdate ja joonistate, siis need töövahendid jäävad nähtavasti vanemate kanda ja õppevara ei ole mõistlik panna sellesse haridusprojekti eelarvesse, kuna igal juhul, kui te 15. aprilliks esitate instituudile oma sisulise aastaaruande kooli tegevuse kohta, ehk et siis igal juhul arvestame teile kvoodiga summa, missuguse summa ulatuses te saate niikuinii seda õppevara või ilukirjandust Eesti Instituudi käest tellida. Ehk et seetõttu me ei ole haridusprojektide taotlusvoorus õppevara toetanud. Tahan veel mainida ära topeltrahastust, et ütleme, et teil on üks kulurida, mis on nii suur, et see võib-olla ei tulegi Eesti Instituudi toetusest kokku, et ilmselgelt siis on võimalik seda ühte ja sama rida rahastada mitmest erinevast allikast. Aga kui te seda ühte ja sama kulu ühes ja samas summas katate mitmest fondist, ehk et siis see ei ole lubatud, et topeltrahastus ei ole mõeldav. Ja nüüd räägimegi aruandlusest. Et maikuisele taotlusvoorule Eesti Instituut ootab teie käest sisulist aruannet. Ja kuluaruande osas tuleb selline muudatus, et ma saadan teile vormi, kuhu te küll panete kirja oma kulutšekkide info, et kellele mille eest, kui palju te maksite ja kuna. Aga te ei saada mulle neid kulutšekke. Ja kui 7 aasta jooksul teie käest Eesti Instituut neid küsib, kui meie käest omakorda neid küsitakse, siis te peaksite olema võimelised neid meile suhteliselt ruttu saatma, kui audiitor sisse tuleb. Aga muidu kulutšekkide kopeerimist ja seda tohutut patakat, mida te mulle saadate ja kinnitate, seda enam ei tule teha. Kuludokumentidest nii palju, et mis teil olemas peaksid olema. Kõigepealt õpetajatega leping või siis mingi muu paber, mille alusel teie õpetaja neid tunde annab, kus on siis fikseeritud, kui palju te talle selle tunni eest maksate. Siinkohal tuletan meelde, et ettevalmistustunnid ja koosolekutel istumise tunnid ei ole palgana ette nähtud, et palgana me arvestame tasuna seda aega, mis reaalselt õpetaja viibib klassi ees. Kas siis Zoomis või päris klassi ees, nii kuidas te saate. Siis jah, ma tean, et Põhja-Ameerikast on mulle saadetud lihtsalt tšekkide koopiad. Euroopas neid ei ole, aga ka need tšekid on olnud vastuvõetavad loomulikult. Ja siis muidugi teil peavad olema näha endal need ülekanded, et raha on üle kantud inimesele, et on selle kätte saanud. Kui me räägime ruumirendist, siis jah, jällegi, kui lõpuks teilt küsitakse neid, siis peaks olema sellel paberil, mille alusel te üüri maksate, kirjas, et see on ruumi eest. Et on olnud hetki, kus sellel paberil, mis meil on esitatud, seal ei ole peal üldse, mille eest see summa on üle kantud. Ja muidugi see võiks siis olla, kui ta on teie kohalikus keeles, mis ei ole inglise keel, et siis eesti keeles peale kirjutatud, et see on ruumirent olnud. Ja jällegi ülekanne, maksekorraldus. Ja transpordist ma juba rääkisin, et kas see siis on bensiinitšekk või see arvestuslik Exceli tabel
või rongi, bussi pilet. Nüüd meil oli olukord eelmise aasta toimuma pidanud Oslo emakeelepäevade korraldusega, kus me nii mõnelgi juhul arvestasime teie poolt tehtud kulud abikõlblikuks, isegi kui seda üritust ei toimunud ja te ei saanud seda raha tagasi, siis peab olema jälg maas, teete screenshoti sellest vestlusest või salvestate selle meilivahetuse selle võimaliku, selle rahastajaga, kes teile raha tagasi ei anna, et tagastus ei ole mõeldav, et nii mõnigi kool saatis meile koopia sellest vestlusest, et ta raha tagasi ei saa teenusandja käest ja me arvestasime seda. Aga lihtsalt jällegi Eesti Instituudil ei saa olla heakskiit nende kuludokumentide osas, kui neid lõpuks küsitakse. Kui te lihtsalt ütlete, et me ei saanud raha tagasi, et mitte mingisugust jälge maas ei ole, et kirjalik jälg peab olema maas. Isegi, jah, okei. Kas ma võin paar küsimust esitada vahepeal? Selles suhtes, et ma näen, et siis ma räägin päris Eesti kooli poolt. Mul oleks 3 küsimust. Mulle tundub, et see 7 aastat see on väga pikk aeg ja ma isiklikult 7 aasta jooksul ma näen, et juhatused võivad muutuda sageli. Et ma saan aru, et te ütlete meile, et me ei pea teile kuludokumente saatma, aga kui me soovime, kas teile sobib, kui me jätkuvalt teile neid saadame, sel juhul siis, kuidas öelda, endal on siuke hea tunne, et see on tehtud ja et selles osas ei ole vaja muretseda, juhul kui 7 aasta jooksul mõned inimesed nagu muutuvad ja võib-olla kõikidele infoallikatele ei ole samasugust ligipääsu. Ma ei tea, Katrin, me ei saa ju keelata, kui keegi soovib saata, aga samal ajal europrojektidega tuleb neid veel kauem alles hoida. Ma olen olnud projekte juhtimas, mida peab vähemalt 10 aastat dokumente alles hoidma. Et see 7 aastat tuleneb minu meelest otseselt, see ei ole mingi meie pandud tärmin, vaid see tuleneb minu teada ühest dokumendist, mille nime ma ei suuda teile praegu kohe öelda, mis see on, aga 7 aastat on dokumentide säilitamise kohustus Eesti riigis ühe konkreetse tingimusega, aga ma saan seda järele uurida, mis täpselt. Aga Katrin, kas me võtame vastu need, kes tahab saata? No minu arvamus on küll see, et kui teil on lihtsam, et te saadate need dokumendid, siis loomulikult saatke. Et see ei ole keelatud. Me lihtsalt arvasime ka, et nii mõnegi projekti puhul on lihtsam lihtsalt viidata dokumendi numbrile ja mitte kopida ja panna neid kirjadel teele. Okei, väga hea. Ja siis mul on teine küsimus. Kui me koostame neid taotlusi, siis me hindame umbes täpselt, kui palju erinevate kulukategooriate jaoks võib minna. Samas võib alati juhtuda, et lõppkokkuvõttes näiteks ütleme nii, et meil ruumikulud varieeruvad, hinnad võivad tõusta või võivad langeda. Sel juhul, kui see eelarve, milleks me oleme raha küsinud, on suurem kui see finantstaatlus, mis me oleme saanud, kas me võime neid kulusid nende erinevate kategooriate vahel ümber paigutada või me peame ka sel juhul teilt küsima eelnevat nõusolekut? Senini on küll niimoodi olnud, et kui teie eelarve võimaldab samade kuluridade lõikes ümber mängida, siis te võite seda teha. Seda ei pea küsima. Kui teil on täiesti erinevad kulutused, mis ei ole kuskil kirjas, siis tuleb läbi rääkida. Aga see, kui teil on antud ruumiraha ja palgaraha ja palk suureneb, ruum väheneb, ilmselgelt te võite siis pigem õpetajatele maksta, kui ruumi peale ei kulu nii palju. Praegu niikuinii on see seis, et paljud teist tahtsid hoopis Zoomi tasusid maksta või mis iganes muid tasusid seoses olemasoleva olukorraga ja ilmselgelt on see lubatud.
Okei, väga hea. Ehk siis ma lähtun näiteks, et oletame, et me nägime ette, et õpetajate tasud on või siis näiteks ruumikulud olid, oletame, mingi 2000 ja lõppkokkuvõttes me plaanisime pidada õpetajate koolituste jaoks 300. Me võime väga hästi võtta sellest, kuna ruumide kulusid väiksem, me võime panna koolituse jaoks rohkem. Ja praegu on isegi niimoodi tehtud, et kui on ruumirent, mis jääb üle, aga te teate, näiteks õpetajatele on koolitust vaja X teemal ja teil on see koolitaja olemas, aga seda koolitust ei ole olnud projektis sees või ütleme, et oli üks koolitus, aga te tahaksite teha hoopis 4 koolitust ja see tuleb rahast välja, et ka see on lubatud. Okei, super, suur aitäh. Ma täiendaksin võib-olla Heidi ettekannet ühe olulise teemaga, et taotlusest makstakse välja korraga 75%. Ehk et juhul, kui te taotlete näiteks 1000 eurot, siis te saate esimese sissemakse ehk ülekande 750 eurot. Aga enne aruande esitamist te peate tegema oma kulud 1000 euro eest ehk kogu selle summa eest, mis teil oli taotluses ja lepingus ette nähtud. Ehk teil peab olema 25% leitud oma rahastust, millega te katate ära ja saadate siis vastavalt, eks ju, selle aruandes kirjelduse ka, et ka need kulud on juba tehtud. Et niimoodi meil on ka kunagi varem olnud nii, et tehakse see 750 eurot kuludeks ära, aga siis eeldatakse, et järgmised kulud saab makstud siis, kui tuleb see ülejäänud 25%. Ei, kahjuks siis te seda 25% ei saagi, sest 25% tulebki siis vastavalt reaalsetele kuludele. Miks me oleme nii teinud ka? Et mõnikord eelarve suureneb, mõnikord väheneb hoopiski. Et tuleb välja, et teie projekt ei lähe maksma mitte 1000 eurot, vaid läheb seal kas 900 või 800 eurot. Ja siis see viimane osa sõltubki täpselt sellest, et kui suur see osa on jäänud, et kui see on olnud 800 eurot kokku, siis te saate juurde lisaks 750, mis te varem saite, veel 50 eurot, kui 900, 150, et mitte siis, et te saate täissumma kokku, et me ikkagi lähtume täpselt selle projekti kuludest, mitte selle taotluse ja lepingu summast. Ma tahtsin ühele asjale veel tähelepanu juhtida, kui te hakkate taotlusvormi täitma, et palun vaadake, mis on küsitud. Ehk et kui on küsitud ainult tundide arv, siis kirjutage sinna ainult üks number, mitte sõnu juurde. Kui seal on küsitud, et lisaeelarve näiteks Excelis, siis palun ärge saatke seda PDF-is. Kui on küsitud päevakava, siis palun kopeerige sinna see päevakava, sest on olnud juhtumeid, kus mulle saadetakse link kellegi isiklikku kalendrisse. Esiteks ma ei saa sellesse kalendrisse ja teiseks komisjon ei hakka ka vaatama mingeid selliseid lisadokumente, mis ei ole otseselt kohe nähtavad. Ehk et miks ma seda mainin, et kirjutage number, kui on küsitud number, ärge kirjutage sinna lahtrisse romaani, et see süsteem läheb omadega natuke segi. Me saame suhteliselt automaatselt alla laadida teie taotlused, aga kui keegi kirjutab mingisse lahtrisse midagi muud, kui on küsitud, siis see süsteem enam nii hästi ei toimi ja meile on siinpool otsas natuke, mitte natuke, vaid päris palju rohkem tööd. Nii, aga näen, et juba chati on päris palju tublisti juba küsimusi esitatud. Chicago Eesti kool on näiteks küsinud, milline on keelelaagri toetuse esitamise tähtaeg? Aga laagri esitamise tähtaeg on täpselt sama kui kõikide teiste projektide taotluste tähtaeg. Ehk teisisõnu siis antud juhul 3. mai. Siis Eesti kool Pariisis. Sa vist ei saanud veel vastust, et siin on siis kommentaar, et tere, ma saan aru, et tšekke pole enam vaja saata, aga kas ma saan õigesti aru, et võime alati jätkuvalt nad teile saata? Jah, see vastus oli selline eelmisele küsijale ka. Siis on samuti siin küsimus, kas õpetajate tasu on endiselt maksimaalselt 20 eurot tund? 45 minutit on 24 eurot ja 60 minutit on 32 eurot.
ja logopeedidel kehtib siis sama hinnakiri. Kui te kutsute külalisesinejaid siis Eestist enda juurde, siis selles osas on komisjon seisukohal, et see võib olla 50 eurot akadeemiline tund ja me proovime Eestis mitme organisatsiooniga ühtlustada neid tariife, et need oleks võrreldavad, et üks ei maksaks külalistele 100 eurosid ja keegi teine võib-olla maksab ainult 35 eurot tunnis. Ehk et sellel on oma põhjendus ka. Selge. Kölni Eesti koolilt on laekunud kommentaar, et meil on õpetamine vabatahtlik töö, meil pole lepinguid õpetajatega. Mis dokument veel sobib? Aga mis teil senini on olnud? Teie dokumendid on ju kõik olnud abikõlbulikud. Ametlikke töölepinguid on olnud nagu väga vähe, aga kõigil on olnud mingi paber. Kas Kölni Eesti kool soovib äkki kommenteerida seda? Protokoll. Et võib julgelt mikrofoniga sisse lülitada korraks, kui soovib. Ja tere, Karin Kölni Eesti koolist. Tahtsin lihtsalt teada, kas see koosoleku protokoll, et meil eelmine suvi natuke vaidlesime, et kas see sobib siis, kus on kirja pandud palju õpetajad tasu saavad? Ja ma mäletan teie protokolli, selline oli täiesti vastuvõetav. Ja. Aitäh. Siis on veel Torontos selline küsimus, et mis sorti projekte on teised koolid esitanud? Projekte on igasuguseid seinast seina, ehk et muidugi valdavalt ongi see õppetööprojekt, aga kes on soovinud külla kutsuda teatrit või mingit üksikesinejat, kes on kas või selleni välja, et kui on koolis jõulupidu, on soovitud jõulumehe eest maksta. Muidugi kohalikud laagrid, kõikvõimalikud koolitused lastevanematele, õpetajatele, tähtpäevade tähistamised, ütleme seal mingi eraldi üritus vabariigi aastapäevaks või emadepäevaks. See on seinast seina nii kaua, kui te saate näidata, et samal ajal toimub ka eesti keele õpe. Kui te teete projekti, et tantsime rahvatantsu ja kutsume rahvatantsu õpetaja Eestist, siis see on kultuuriprojekt ja see ei tuleks meile. See läheb pigem kultuuriseltside toetuste alla, mida jagab aasta alguses Integratsiooni Sihtasutus. Et meil on ikkagi projektid, mille abil, mille kaudu, mille najal te saate lastele eesti keelt õpetada. Enne veel, kui annan sõna Järvile, siis palun Chicago Eesti kool soovis esitada küsimust. Tere, Chicago Eesti koolist, Maie. Mul oleks selline küsimus, kuna meie õpetajatele töötasu ei maksa. Meil on õpetamine, toimub vabatahtlikkuse alusel ja me maksame õpetajatele, kompenseerime sõidukulud. Siis senini on see toiminud. Kas meil on vaja mingisuguseid lepinguid teha õpetajatega või me jätkame samamoodi? Ja teie puhul ma just tõin välja, või ma ei nimetanud, aga ma mäletan, et teie andsite koopiad tšekkidest, mis te olete õpetajatele üle kandnud, see on täiesti okei. Teil ei ole vaja midagi muud teha. Teil on vaja märki maha, mis ütleb, mitu tundi inimene on andnud ja ta on saanud sellest tasu kätte. Aitäh. Ja teine küsimus oleks mul veel, et me oleme nüüd senini korraldanud iga aasta suvel sellised 2-3-päevased laste keelelaagrid, aga me oleme seda toetusena, eelmisel aastal me saime seda kahjuks teha selle arvelt, et meil osad Zoomi tunnid jäid ära, siis see vist oli päris okei. Aga kuna me ei maksa palkasid ja aruandlused, siis me oleme väga tänulikud, et te teete seda meie jaoks lihtsamaks, sellepärast et meil ei ole ka palgalist raamatupidajat. Nii et meie koolides käib see töö kõik vabatahtlikkuse alusel. Ja veel kord, kuna ma sain sõna, siis ma veel kord tahaksin väga tänada Heidi teid ja samuti Eesti Instituuti selle suure toetuse eest ja abi eest, mis te esitate. Aitäh! Aitäh! Ja sõna on nüüd Järvil. Palun! Ja, aitäh! Ma küsin Soomest eestikeelse hariduse seltsi nimel. Nimelt siin öeldi just, et
toetatakse ka õpetajate täiendkoolitust ja seda me oleme teinud. Aga küsimus on see, et eks ole, me saame ikkagi küsida samamoodi nagu koolidki aastaseks tegevuseks, et mitte igaks ürituseks korraga, sest meil on koolitus kevadel on õpetajate täiendkoolitus, sügisel on õpetajate täiendkoolitus, siis kevadel on emakeelepäev, traditsiooniline üritus, sügisel on infopäev, kus me jagame peredele infot eesti keele õppimisvõimaluste kohta, siis on aasta läbi eesti keele õppimisvõimaluste propageerimise üritusi, et need võib ju kõik esitada ühes taotluses, nagu ma aru saan, nii nagu siiamaani on esitatud. Ja ühes taotluses võib esitada, aga teistele ka teadmiseks, et ega mitte miski ei takista teil tegemast mitut projekti, et küllalt on koole, kes on saanud poolaasta toetuse või aasta toetuse ja siis on neil veel eriprojektid ja neid on samamoodi rahastatud. Seda küll, jah, aga põhimõtteliselt, et kui me teame ette aastaks kõik üritused, mis meil tulevad, meil ei ole mõtet neid lahku lüüa. Aga nüüd küsimus selle kohta oli siin lapsevanemate koolituse kohta, et kas lapsevanemate koolituse puhul ma saan siis aru nii, et kui selle koolituse teema puudutab eesti keele õppimist, siis see läheb haridusprojektide alla, aga kui seal on näiteks muu mingi, ütleme, psühholoogia või lastekasvatuse teema, kas see siis ei ole haridusprojekt, kui lapsevanemaid eesti keeles koolitada? Kui ma päris aus olen, siis meil on olnud projekte lastevanemate koolitusi, kus on psühholoogilised teemad olnud päevakorral. Ja logopeedia ja kõik need, mis on praegu olulised, kakskeelsus, keeleõppe logopeedia, et põhimõtteliselt neid võiks ikkagi ka proovida küsida. Jah, võib küll. Selge, aitäh. Hetkel mina rohkem küsimusi siin chatis ei näe. Kas keegi soovib veel suuliselt ise sõna? Tere, mina olen Krista Hollandi Eesti koolist. Ma tahtsin paluda, et kas kuskile saaks need tariifid, ma nüüd kuulsin need kiiresti mööda minemas, aga mul polnud pliiatsid käepärast, et kas te saaksite need kuskile ka, kas sellesse presentatsiooni kuskile üles panna? Ja need tariifid on muuhulgas tulemas ka taotlusvormi sisse. Super. Need on igal juhul silma ees. Ja, super, aitäh. Minul on ka üks küsimus, ma olen Trondheimi Eesti koolist. Me oleme teinud neid aastaseid projekte väga palju, aga kas jätkuvalt tuleb esitada ikkagi poolaasta aruanne ja siis aasta lõpus nagu kooliaasta lõpu aruanne, nagu me oleme teinud, või siis on aruandlus ka selle võrra vähem? Ei, kui teil on üks aasta projekt, siis teil on üks aasta aruanne. See poolaasta aruanne, mida me siiamaani detsembris oleme sisse saatnud, et seda iseenesest enam ei pea siis saatma, jah? See, kellel oli poolaasta projekt ja see poolaasta projekt lõppes, see esitas aruande poolaasta eest, aga kuna meil vahearuannet ei ole olnud juba üsna ammust ajast, et teisisõnu. No me oleme see esitanud 2 aruannet aastas, selge, eks me oleme oma need lisatööd teinud. Ma täpsustan aruandede puhul, et üks on projekti aruanne ja teine on aruanne, mida me oleme oodanud õppeaasta kohta. Ja seda on võib-olla mõnikord isegi keeruline öelda aruandeks, sellepärast, et teil pole tegelikult iseenesest mingit kohustust sellist aruannet ehk ülevaadet saata. Küll oleks see meile väga oluline, et te annaksite ülevaate, et palju teil on koolis õpilasi, õpetajaid ja kuidas toimuvad tunnid ja nii edasi, et see on selline sisuline ülevaade, mida me kogume kord aastas kevadel, et Heidi saadab selle kohta eraldi info välja, aga see ei puuduta projekti aruannet. Projekti aruanne on ühel vormil, aga selline aasta ülevaade oleks teisel vormil. Et neid me ei saa ka kahjuks ühte vormi panna. Nii, aga ma arvan, et meie aeg hakkab tasapisi täis saama, et ma ise siin ütlen, et kui kellelgi veel on midagi öelda, siis ühe kommentaari või küsimusi me saame veel võtta. Mina sooviksin küsida emakeelepäevade kohta eelmisel aastal, võib kähku. Meil need kinkekaardid, mis lennufirmad andsid, need said nüüd läbi, sest need olid ainult nagu Oslosse sõiduga seotud. Kas selle projekti võib lõpetatuks nimetada või pean ma nendega seal edasi vaidlema, et raha tagasi saada?
Ma mäletan väga ähmaselt praegu seda teie case'i, ma tean, et seal oli teemaks, et ei saanud raha tagasi, aga et saatke mulle see vestlus, mis ütleb, et see lennufirma ei maksa teile seda raha tagasi. Ja siis me saame lõpetada ära selle projekti. Okei, see oli telefoni teel väga raske. Okei, ma kirjutan isiklikult, see ei puuduta teisi vist siis. Aitäh. Nii, nüüd me peame selle ploki lõpetama. Mina isiklikult tänan kõiki ja ma tegelikult tahaksin veel selle seltskonna ees eriti rõhutada tänavuste Oslo emakeelepäevade korraldajate tublidust. See päev, mis koondas 80-90 õpetajat ja muud huvilist, oli väga hästi korraldatud ja kes veel ei tea, siis teatepulk anti edasi Hollandile. Ehk järgmised emakeelepäevad peaksid toimuma Hollandis. Loodame, et me saame kõik sinna kohale sõita. Nii, aga nüüd anname tasapisi järje üle teisele plokile, aga Liina kirjeldab, mis nüüd hakkab saama. Teile tuli tegelikult ka meilile link, et nüüd siis vahetame seda keskkonda, aga äkki Heidi räägib paari sõnaga, et mis seal uues keskkonnas siis toimuma saab hakkama, et ma chatti panen ka teile selle lingi, kui kohe meili aadressid, meili postkastist ei leia üles seda linki. Ja järgnevaks me lähme siis külla Ljoša Rasinile, kes toimetab Eestis sellises organisatsioonis nagu Keelekeskus Game. Ja tuleb tunnistada, et ta on päris populaarne koolitaja siin mail. Nii mitmekeelsed lasteaiad kui kõikvõimalikud konverentsid, suurüritused kutsuvad teda töötube läbi viima. Ja need on päris inspireerivad. Ehk loodame, et te saate väikseid nippe ise aktiivselt kaasa lüües, mida te saate siis oma tundides kas siis Zoomis või sügisel loodetavasti klassiruumis kasutada. Ja Ljoša palus veel südamele panna, et loodetavasti teil on nii 2 lehte paberit kui tume marker käepärast, et neid läheb teil vaja.